Hanno. Kaamerases salvestamisele. No tere ka minu poolt. Ma loodan, et mind on ilusti-kenasti kuulda On. ja nagu juba öeldi, nimi siis Hanno Saks Pärnu Mai koolist ja ennetades ühte lõpus tulevat kõige esimest küsimust, siis ma ütlen kohe ära. Mai kool ei ole EITS-i ära teinud ehk siis EITS-i ärategemine ei ole ka väga hästi võimalik, aga lähme vaikselt edasi. Millest me siis täna räägime, millest alustasime? Väga paljud koolid, eriti väiksemad koolid, on selles suhtes või noh, see ei olegi väga üle dramatiseeritud, kui me ütleme, et nad on teelahkmel. Noh, ütleme, kes neist väiksematest koolidest on suuremad, neil on suuremad mured ja kes on päris pisikesed, siis võib ju tunduda, et nende mured on väikesed. Aga tegelikult Eesti infoturbe standardi kontekstis ei ole suurusel absoluutselt mitte mingit tähtsust, sest kogu see maht ja kõik need meetmed tuleb ära teha, olenemata sellest, kas sul on 1000+ õpilast või sul on alla 100 õpilase, et need meetmed tuleb ära teha. Meetmetest otseselt ja ütleme sellest reaalselt, noh, ütleme reaalseid selliseid näiteid me täna ei too, ühe tunni sisse neid ka ei pane. Aga me räägime esmastest tegevustest ja toon Mai kooli näited, kuidas Mai kool selle asja lahendas ja Mai koolis, kuidas siis mina selle asja lahendasin. Ja Eesti infoturbe standardi juurutamisel kaks kõige esimest tegevust on, et juhtkonna kohastumus, elik siis juhtkond peab võtma vastu otsuse, noh, korraldava dokumendi tasandil, käskkirja tasandil, et kool kui asutus hakkab juurutama Eesti infoturbe standardit ja selles on tavaliselt siis ka teine punkt kohe selles käskkirjas on infoturbe juhi kinnitamine. Ütlen kohe ära, ilmselgelt infoturbe juht, vähemalt Eesti infoturbe standardi kontekstis, no üldiselt tal ei ole koolides 1,0 ametikohta. Et võib-olla väga alguses on rabelemist ja toimetamist rohkem, aga kui seda tööd tegema hakata, siis vabalt üks inimene võib teha 2-3 kooli. Väga palju rohkem enam ei jõua, sest siis läheb see asi nagu lehter liiga laiali. Ja infoturbe juht siis rahvusvahelises keeles ja standardite mõistes nimetatakse teda CISO-ks ehk siis Chief Information Security Officer. Järgmine küsimus, mis infoturbe standardi juurutamise peale kohe tavaliselt öeldakse, on see, et kuskohast siis tulevad need teadmised, kes seda oskab ja mis see kõik maksab. No siin on võimalused nii ja naa. Ühest küljest on võimalik seda standardit vähemalt alustada juurutamist ja toimetamist ka Exceli ja Wordiga. Aga ilmselt pikapeale võiks, kui me räägime KOV-i koolidest põhiliselt, noh, ministeeriumi koolidel on natukene lihtsam. Nõustan ka ühte riigigümnaasiumit ja nendel on selline abikeskkond nagu Saipsis või Eestis tuntud ka Küpsise nime all täiesti olemas. Ehk siis alati tasub vaadata oma pidaja poole, ehk siis mingisugune abikeskkond oleks hea. Ja loomulikult ei saa me üle koolitamistest ja sellel tekkivatest uutest harjumustest. Aga lähme siis tasapisi algusest peale. Enda tutvustust natukene. Et panin pealkirjaks itikast CISO-ks, et kas see nüüd on normaalne või mitte. Väike parafraseering siis jääaja multikast, aga enda taustaks nii palju, et ma olen üle 30 aasta olnud nii SÜSOP alguses, süsteemi administraator, noh, ma olen praktiliselt kõik need redelipulgad läbi käinud.
ja see, et mul on hall pea, see näitab seda, et päris edukalt läbi käinud. Infoturvet ma olen siis Eestis näinud sellest hetkest saadik, kui ta oli tõepoolest nii-öelda beebipõlves, kus infoturve sisuliselt puudus ja mida rohkem võimalusi võrgus oli ja mida rohkem teenuseid sa suutsid noh, ütleme infosüsteemis kättesaadavaks teha kõigile valimatult, seda parem ja tugevam spetsialist sa olid. Kuni siis tänaseni, kus lõppude lõpuks on haridussüsteemis ka tekkinud arusaamine ja teadmine, et maailm ei ole selline koht, kus internet on inimõigus ja kõigile peavad kõik asjad olema vaikides kättesaadavad. Endast nii palju siis, et võib-olla tundun mõneti noh, mitte väga traditsioonilisena juba kas või oma väljanägemise peale. Ja siin ma olen tavaliselt toonud sellise näite, et noh, ütleme tuntud termin Emmause tee, kus Saulusest sai Paulus, siis minul oli selline äratundmine umbes 5 aastat tagasi, kus ma sain aru, et IT vallas ei õpetata teatud asju, mis infoturbega tegelevale inimesele tänapäeva maailmas peaksid olema esmatähtsad. Ja läksin siis Dublini Tehnikaülikooli uuesti õppima ja sedapuhku läksin õppima bioloogiat. Ja põhjus oli iseenesest väga lihtne. Selleks, et olla mitte reaktiivne, vaid proaktiivne oma süsteemi käitlemisel, selleks pead sa mõistma sellist asja nagu inimlik kurjus. Me võime ju argumenteerida pikalt ja laialt, kas haridusasutuses ja lastega seotud süsteemis seda on või ei ole, aga see ei ole tänase loengu teema. Aga see oli põhjus, miks ma lisaks IT teadmistele ja haridusele läksin omandama bioloogiat. Ja loomulikult, kui keegi hakkab mõtlema, et ta tahab saada infoturbe juhiks, CISO-ks asutuses või on siin meie hulgas asutuse juhid, kes otsivad seda, siis kui te seda inimest vaatate, siis sellel inimesel ei saa väga lihtne olema, kui tal ei ole keskastme juhi kogemust vähemalt. Mina ise töötasin enne koolisüsteemi tulemist 13 aastat Pärnu linnavalitsuses IT-teenistuses infotehnoloogina ja pärast seda olin asjaajamise haldusteenistuse juhataja, mul oli päris palju alluvaid ja see kogemus tuleb infoturbe juhile väga kasuks. Iseenesest asutuses infoturbe juht ei ole nii-öelda inimene, vaid ta on roll. Ja seda rolli võib võtta tegelikult inimene, kes ei ole taustalt just nimelt IT-mees või IT-tüdruk või mida iganes, et selleks peab olema lihtsalt tohutu tahtmine infoturbe vallas midagi teha ja inimestega töötada, sest üks asi on see, et loomulikult me teeme seda infosüsteemis, aga teine asi on see, et see on alati töö inimestega. Tehnika, ruumid, muu infrastruktuur või taristu, kuidas keegi öelda tahab, see on alati olemas ja see tuleb alati. Sellega ei pea tegelikult muretsema väga palju. Aga inimesed, see on see faktor, mis on nagu itikatena meil on kombeks öelda, et kõige raskem juhtum infosüsteemis on see, mis on tooli ja monitori vahel. Ehk siis sellega tegelemine, inimeste koolitamine ja uute harjumuste tekitamine on see, mis on kõige olulisem. Ja loomulikult sellel inimesel, kes hakkab seda rolli täitma, tal peab olema asutuse juhi täielik usaldus. Mingil muul moel kui läbi usalduse, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel, kui seda ei ole, siis võtame otsast peale ja püüame leida teist rada. See peab olema, vastasel juhul me lihtsalt ei jõua mitte kuhugi. Ehk siis MyCall seisis samamoodi selle küsimuses, et kuidas alustada. Seda, et alustada vaja oli, ütleme, mina hakkasin seda trummi taguma MyCallis juba sellel ajal, kui
käisid aktiivsed diskussioonid, et kas koolidel üldse on Eesti infoturbestandardiga asja, et noh, tegelikult see on nii suur ja kauge ja võimas ja keeruline asi, et noh, koolid tegelevad õpetamisega, et kas üldse vaja on. Noh, mingil hetkel me murdsime siis ikkagi ära, et Maikool on linnakool, ehk siis, et linnaametnikud hakkasid ka aru saama, et infoturve ja siis mingil hetkel võeti Eestis vastu küberturvalisuse seadus, et siis lõpuks öeldi kõva häälega välja, et tõepoolest koolid on küberturvalisuse seaduse subjektiks ja sealt tulenevalt on Eesti infoturbe standardi rakendamine täiesti hädavajalik. Ehk siis põhiline jää oli ära murtud. Tänases päevas on see oluliselt lihtsam, sest kõik on seda vajadust juba tunnistanud ja teadnud. RIA on suure töö siin ära teinud, et see teadmine ja olulisus on jõudnud kõigini, ka kõikide otsustajateni. Ja siis, kui see inimene, kes on nüüd siis saanud selle rolli, infoturbes juhi rolli, peab hakkama asutuses seda tegema, siis kõige olulisem, ära leiuta jalgratast. Ehk siis need asjad moel või teisel on olemas. Me jõuame siin loengus selle teemani, mis on Riigi Infosüsteemi Ameti poolt loodud koolide profiil. Ja kui alguses võib tunduda, et see kogus lehekülgi on far too much, siis tegelikult nii hull see asi ei ole. Ja siit me niimoodi vaikselt jõuamegi järgmise punkti juurde, et lisaks sellele, et jalgratast ei pea leiutama, ära mõtle üle. Ehk siis infoturve iseenesest süsteemis on ju normaalne käitumine. Me ju ei lähe kodust välja poodi ja ei jäta ust tagani lahti. Me ei tee seda mingil põhjusel. Kuskilt on meil arusaamine, teadmine, õpetus, et uks tuleb panna kinni ja soovitavad lukku. Ehk siis sellised elementaarsed pisiasjad, millest tasapisi tuleb alustada ja siis me jõuame ka kõikide suuremate asjadeni välja. Väga sageli on ära mõtle üle põhimõte juba kasvõi selles, et küberturvalisuse seadus tegelikult nõuab, et asutus jälgiks oma võrguliiklust ja võrgus toimuvat. Siin on võimalik ka vabalt üle mõelda, üles ehitada selliseid CM-keskkondi, ülikeerukaid lahendusi, koguda andmeid, mille olemasolu, kui avalikuks peaks tulema, siis mitte ainult kohaliku omavalitsuse, vaid ka kaitsepolitsei hulluks ajab. Seda ei ole mõtet teha. Ja samuti peab endale aru andma seda, et sa ei tee seda mitte kunagi üksi. Sul ei ole võimalik seda üksi teha. Ehk siis meeskond. See ei tähenda seda, et seal peab olema nagu hästi palju turvaspetsialisti. Sina oled asutuses üks ja sina lõppude lõpuks pead defineerima selle turvalisuse. Aga sul peab olema väga hea klapp haridustehnoloogiga ja sul peab olema väga hea klapp IT-spetsialistiga või IT-mehega või kuida iganes seda nimetad teda. Ehk siis see meeskond pluss siis ütleme õppejuhid, äärmiselt oluline, ehk siis vana nimetusega õppealajuhatajad. Ja kõige olulisem asutuse juht ehk direktor. Sest infoturbe standard tekitab keskkonna, mis siis põhineb küberturvalisuse seadusel. Ja sealt tulenevalt siis asutuse juht vastutab absoluutselt kõige eest, mis majas toimub. Elik siis see süsteem, mida sina infoturbe juhina läbi Eesti infoturbe standardi üles ehitad, see süsteem tegelikult peab tagama selle, et asutuse juht saab rahulikult magada ja sina oledki see inimene, kes temale seda rahuliku töö tegemist tagab. Ehk see meeskond peab saama aru oma rollidest, et digimees ei hakka korraldama infoturvet sellises kontekstis, nagu teeb seda infoturbe juht. Ja infoturbe juht ei hakka ühendama monitore, hiiri ja kontrollima mäluseadmeid ja muid sellist asju. Igalühel on oma roll seal meeskonnas. Haridustehnoloog, ülimalt oluline ja esmapilgul võib tunduda, ma olen kuulnud paljude infoturbe juhtide käest, et
et haridustehnoloogidega olla väga raske koostööd teha. noh, tegelikult see nii ei ole. Maikoolis on meil koostöö ülimalt hea ja produktiivne, aga tõsi ta on, väga sageli haridustehnoloogide poolt tuleb majja keskkondi ja tarkvarasid, mis ei pruugi olla infoturbe seisukohalt just sellised asjad, mida me oma majas Euroopa Liidus näha tahame. Sest lisaks küberturvalisuse seadusele ja kõikidele regulatsioonidele, mis Euroopa Liidust tulevad, kehtib meil ka GDPR-i najal kehtestatud isikuandmekaitse seadus. Ja seal on väga palju piiranguid ja sealt tulenevad nõuded on ühed olulisemad, mida Eesti infoturbe standardi eesmärk siis juurutamiseks on. Ja siit me jõuame viimase selle punkti juurde, et tee endale asi pulkadeni selgeks, et need dokumendid tunduvad suured, aga nende läbilugemisel on väga palju abi keelemudelitest, mida me nimetame suurustlevalt ka AI-s. Ehk siis kui hakata neid dokumente läbi töötama niimoodi, et näiteks keelemudelil panna interneti ligipääs kinni ja ainult lasta dokumente kasutada, siis on võimalik need küsimuste-vastuste vormis endale päris kiiresti selgeks teha ja väga efektiivselt. Aga selgeks tegema sa pead, sest infoturbe juhina sa pead meeles pidama, et sa teed seda asja endale. Ja lõpus me vaatame selliseid levinud küsimusi, ja probleemkohti, mis Maikoolis on ka olnud. Ja et neid vältida või nende ületamist kiiremaks teha, siis on oluline, et sina ise teaksid seda süsteemi perfektselt. Ehk siis jällegi üks parafraseering Eesti telefilmist või mängufilmist, et seltsimehed tähtis on leida sisu. Ehk siis me oleme jõudnud sinnamaani, et infoturbe juht, missugune ta inimesena peab olema. Väga paljudel koolidel, eriti väiksematel koolidel on lepingud kohaliku omavalitsusega ja kohaliku omavalitsuse IT-spetsialist või IT-teenistus pakub ka koolidele siis vastavat tegevuste teenust. Ja sageli tahetakse või proovitakse seda teha niimoodi, et linnavalitsuse IT-teenistus hakkab korraldama koolide infoturbealast tegevust. Mitte, et nad ei suuda seda, kindlasti suudavad, loomulikult suudavad. Aga kohaliku omavalitsuse IT-teenistuses erialasus ehk spetsialiteet on üsnagi erinev. Ma olen olnud ühel pool lauda ja nüüd ma olen teisel pool lauda. Ma tunnen mõlemat süsteemi, ma tean, kuidas inimesed mõtlevad. Ja inimeste mõtlemine sageli põhineb sellel, et milline on see keskkond, kus nad toimetavad. Ja kohaliku omavalitsuse IT-inimesed harva mõistavad täies ulatuses, mida haridusasutuses infosüsteemi käitlemine endast kõikide nüansside juures ette kujutab. Ehk siin on sellised olulised erinevused. Esiteks juba kas või sellepärast, et erinevalt kohalikust omavalitsusest siin on tohutult palju väikesi inimesi, kes kõik kooliga seotud inimesed teavad, et see on täiesti see on kaose juhtimine ja siin on äärmiselt palju erialaselt ja professionaalselt ennast kehtestavaid spetsialiste. Ja selles süsteemis ma kahtlustan, et 100% kohaliku omavalitsuse taustaga inimene, ta võib-olla ei suudaks piisavalt efektiivselt toimida. Ehk siis need süsteemid on väga erinevad. Ja need asjad, mis koolides on ülimalt olulised, väljapoolt tulev spetsialist ei pruugi sellest isegi mitte aru saada, et mis see probleem siis on, kui ma 5 minuti jooksul ei tule, kui sul on probleem või mure? Mis sellest siis on? Või et ei saa printida, kooliprinter või paljundusmasin ei tööta näiteks vaheajal 5 minutit, et mis sellest siis nii hullu on? Inimesed, kes kooliga seotud on, teavad, et on väga palju hullu. Ehk siis jällegi nende samade probleemide lahendamine selleks, et infoturbe juht saaks toimida,
on ülimalt oluline, et kui vähegi võimalik, ta tuleks koolisüsteemi seest. ehk siis oleks vähemalt, noh, võiks 3 aastat olla koolisüsteemis töötanud, toimib. et esiteks ta teab, kuidas juhtkonnaga suhtlemine käib, ta teab, mis inimesed kuidas käituvad, kuidas toimivad, kus on mingisugused nõrgad kohad. Et nõrku kohti on alati, sest infoturbejuhi toimimisel asutusel on ülimalt oluline, et inimesed teda usaldaksid. Aga kui seda tegevust, me vaatame neid nüansse järgnevatel slaididel, kui seda tegevust tuleb tegema täiesti võõras inimene väljast, kes hakkab seda, noh, ütleme nii-öelda, nagu öeldakse, by the book, ehk siis eeskirjade järgi tegema, siis inimesed ei võta teda omaks ja see on niigi raske keskkond, need inimesed peavad väga paljusid asju ümber hindama, ümber tegema, õppima. Et see infoturbejuhi usaldamine inimeste poolt, see on ülimalt oluline koolis. Ja sellepärast oleks hea, kui ta tuleks oma majast. Või siis, kui ta pakub näiteks on 2-3 kooli peale üks inimene, siis hea oleks, kui nende koolide pedagoogid noh, jagaksid omavahel infot, et tegelikult on täiesti normaalne inimene ja ta ei tule kurja tegema. Väga oluline on selle protsessi juures teada, et infoturbejuht ehk CISO ei ole igimees. Ja tema leidmisel on seda samuti väga hea tähele panna, sest infoturbejuhiks võib olla inimene, kes ei ole tegelikult väga hea või väga sügava IT-detailide tundja. Selleks, et kaitsta, selleks, et tagada süsteemi turvalisust, on vaja hoopis teistsugust mõtlemist. Ja saada IT-spetsialistist infoturbejuhiks on võib-olla keerulisem kui näiteks mõne pedagoogilise distsipliini või haridustehnoloogi juures saada infoturbejuhiks. Noh, mul vähemalt, kui ma niimoodi ise peeglisse vaatan, siis tundub, et see on, noh, siin on päris mitmeid nüansse. Kui hakata asutuses seda asja tegema, siis kindlasti, noh, ütleme, kui infoturbejuht on siis tekkinud IT-spetsialistist, siis meie ikkagi, et me oleme kõik sellise kallakuga, et me oleme nagu meeletud iseõppijad. Et meile väga ei meeldi, et meid õpetatakse, me õpime ise. Teeme ise katsetame, ise saame vastu pükse, ise läbime õnnestumisi, ehk siis me püüame kõike ise õppida. Aga selle standardi juures tuleb meeles pidada, et kui me jätame asja liiga pikalt venima, siis see ei ole asutuse inimeste jaoks hea. Ehk siis täielikuks autodidaktikaks ei ole aega. Sa pead kasutama kellegi teise teadmisi, kogemusi, sul peab olema keegi, kelle käest küsida, sest noh, piirkondades, eriti kui me räägime natukene suurematest linnadest, asulatest, valdadest, seal on nagu mitu kooli ja need inimesed omavahel suhtlevad nii ehk naa. Oluline on, et meeles pidada algusest lõpuni, et Riigi Infosüsteemi Amet on sinu sõber. Igal juhul on sinu sõber sel lihtsalt põhjusel, et esiteks, kui sa asja valmis saad, siis tema tuleb sind kontrollima. Ehk siis kohe alguses oleks ilus ja tore temaga konsulteerida, hoida teda kursis oma tegevustega ja kuna Riigi Infosüsteemi Amet on välja töötanud sellise väga hea dokumendi, nagu seda on haridusasutuste profiil, siis selle profiiliga on tõepoolest, kui natukenegi asjasse süveneda ja esimesest ehmatusest üle saad terminoloogia koha pealt, siis seal on tõepoolest võimalik samm-sammult liikuma hakata. Täpselt nii, nagu profiilis kirjas, nii saad seda asja tegema hakata. Ja siin on, ütleme, ma ilmaasjata ei teinud seda haridusprofiili kasti kollaseks, et on selline anekdootlik jutt Eesti
infoturbemaastikul, mida tuntakse kollase kana nime all. ehk siis alati on tohutu kiusatus kuskilt võtta seljatäis dokumente, teha nad kiiruga diagonaalis enda omaks, esitada ja öelda, et mul on asi tehtud. Aga siis võib tekkida selline halb nüanss, et esiteks sa ei tea päris täpselt, mida sa kõik oma majas kehtestanud oled. Ja võivad tekkida olukorrad, kus dokumentides on päris palju selliseid nõudeid ja selliseid detaile, mida sinu majas reaalselt vaja ei ole. Noh, me muidugi ei räägi sellest, et kuskil päises võivad olla tõepoolest mingid valed asutuse nimed. Ehk siis selle slaidi viimase punkti juures tee ise ära kopeeri. Ja põhjus on väga lihtne. See asi, mida sa infoturbe juhina majja ehitad, või siis asutuse juhi vaates see asi, mida sa lased infoturbe juhil oma majja ehitada, selle järgi peab elama hakkama. Kõige hullem on see, et niigi ülekoormatud õpetajad peavad hakkama selle järgi oma tööd planeerima ja selle järgi oma tööd läbi viima. Ehk siis ei ole see koht, kus peaks looma 10-20 leheküljelisi dokumente. Parem olgu neid mitu, mitu on neid niikuinii, aga parem olgu neid palju, aga nad võiksid olla niimoodi paari leheküljelised selles mõttes, et kui sa infoturbe juhina hakkad seda süsteemi oma inimestele juurutama ja koolitusi läbi viima, siis kindlasti ära planeeri selliseid koolitusi, et sa teed mingi ma ei tea, poolepäevase või mitmepäevase, hoidkust jumal veel selle eest. Ja siis arvad, et inimesed, kes nad kohusetundlikult ja viisakuses seal ära istuvad, et nad pärast siis hakkavadki selle järgi elama ja sinu asutuses on infoturbe standard juurutatud. Ei juhtu seda asja niimoodi. Oluline lahendus on siin see, et tee väikseid õpiampse. Olgu need koolitused sellised 45-minutilised, tunnised, ehk neid võib olla rohkem, sa näed rohkem vaeva, aga hiljem näed sa palju vähem vaeva sellega, et sa pead hakkama asju parandama, inimestele uuesti selgitama ja sinu käest küsitakse iga päev ühtesid sama küsimusi, sa seletad ja jälle ei jõua kuhugi. Teine asi lisaks sellele on seadusandlik ruum. Ehk siis sa pead selgeks tegema, millised on need seadused ja õigusaktid, millele sa koolis tugined. Seda on vaja mitte ainult koolis õpetajate puhul, vaid seda on vaja väga sageli ka lapsevanemate puhul. Ja seda on väga oluliselt vaja ka sellel puhul, et kui sa hakkad nagu määratlema, mis on siis see piirkond või domeen, kus kohas sa oma infoturbe standardid rakendad. Sest kui me nüüd esimeses lähenduses mõtleme, et siin on kool, siin on koolimaja, kas on neid majasid 1 või 2, ja ma nüüd siin rakendan infoturbe standardi, käin need meetmed kõik läbi, koolitan inimesed välja, vaatan, et ruumid ja tehnika oleksid vastavuses ja et siis ongi lahendatud. Ei ole. Sest õpetaja võtab tööd koju kaasa. Ta teeb võib-olla 4-5 koolis tööd ja siis teeb kella 2 öösel kodus tööd. Ja kus kohast seda tööd teeb? Kui on kooliläpakaga koduses võrgus. Väga sageli teeb ta seda koduarvutis. Ja siiamaani on väga sage praktika selline, et kui siis õpetaja tuleb töölt koju, enne kodus tööd tegema hakkab, siis teeb perele süüa ja siis nii kaua lapsed mängivad samas arvutis erinevaid mänge erinevates keskkondades, siis õpetaja tuleb, ajab lapsed ära, läheb oma mingisse veebikeskkonda sisse, on see e-kool või stuudium ja hakkab siis seal oma kooliasju tegema. Et see praktika ei tööta, ei toimi ja see on asi, mis peab olema mille murdmine, heas mõttes murdmine, saab olema kõige keerulisem. Ehk siis infoturbe juht, kes koolis seda asja teeb, see ei ole ülepaisutatud lause, mis siin kõige esimene on, et infoturbe juhi tegevus on valmistumine kriisiks.
ehk siis me võime kõik asjad sättida kõige paremal viisil. meil on pikad paroolid, meil on kahetasemeline autentimine ja mida iganes. aga infoturbe juht peab meeles pidama, et täpselt nii nagu valmistutakse alati selleks kriisiks, mis on juba ära olnud. sa ei saa kunagi valmistuda selleks kriisiks, mis tuleb, sest sa ei tea, mis tuleb. Siis infoturbe puhul on täpselt sama roll, et infoturbe juht ei tea kunagi, mis on see tegelik probleem, millega ta tegelikult rinda hakkab pistma. ehk siis sa pead väga täpselt ja detailselt mitte ainult ise teadma ja aru saama, mis seadused sind nagu reguleerivad, sest põhikooli ja gümnaasiumiseadus ei ole sugugi mitte ainult, siin on väga palju erinevaid määruseid ja seaduseid, mis mõjutavad. Ja sa pead korrastama ja vajadusel looma selle ruumi, ehk siis sul ei ole kasu ja sa ei jõua ilmselt järgida täistekste, sa pead tegema mingisugused väljavõtted nendest osadest ja et see keskkond, kus kohas sa püüad koolis toimida, et see oleks võimalikult läbipaistev, lihtne sulle endale, siis on ta ka teistele arusaadav. Ja kui sa selles raamistikus hakkad midagi nõudma inimestelt, kõige lihtsam näide, tundub elementaarne, triviaalne, aga väga raske juurutada. Klahvikombinatsioon Windows L siis, kui lähed arvuti just eemal. Me kõik, kes me ütleme koolide infosüsteemidega tegeleme, teame, et see elementaarne ja triviaalne asi ei ole sugugi mitte niimoodi, et igal kool alati toimib. Ei toimi kahjuks. Ehk siis igasugustes nõudmistes või see, kuidas kasutada mälupulkasid või see, kuidas kasutada oma isiklikke nutiseadmeid, kuidas üleüldse suhtuda sellesse, kui tunnis on vaja kasutada, ütleme seda VOSK-põhimõtet, et võta oma seade kaasa. Kõikide nende normide ja reeglite juures infoturbe juht peab olema ääretult järjekindel. Kõige hullem selle asja juurutamisel on see, kui sa üks päev tahad ühte, siis sul mõni parem sõber, tuttav ütleb, et kuule, see on ikka jõle jama, ära seda tee, siis sa nädal hiljem hakkad hoopis teistmoodi nõudma või jätad mõne nõudmise ära. Ehk siis neid nõudmisi infoturbe standardi juurutamisel tuleb palju. Ütlen otse välja, et ühe äriprotsessiga, milleks on hariduse andmine PGS-i järgi, siis Pärnu Mai koolis on 472 meedet. Nendel paljudest on ka alammeetmed, ehk siis erinevaid asju, mida teha, mida muuta, mida juurutada, tuleb väga palju. Ja kui sa siis ei suuda ka ise järjekindel olla, siis personal lihtsalt ei tule sulle kaasa. Ja sa ei jõua mitte kuhugi. Ütlen seda sellepärast, et ma olen selle kadalipu ise läbi teinud ja selle reha otsa ise astunud. Sellest välja tulla on väga-väga keeruline. Ja personali sisekoolitused, need on need teemad ja viisid, millega sa põhimõtteliselt tegelikult oma süsteemi käima paned ja käigus hoiad. Nagu ma siin enne ütlesin, ära planeeri selliseid asju, et sa paned personali kooli vaheaja täis mingit ühte pikka suurt koolitust või et mingil muul moel tee palju ja väikseid. See on oluliselt efektiivsem. Need väiksed õpiampsud, 45-minutilised, soovitavalt maksimum, ei jõua teed 60. Võta üks temaatika. Sest õpetaja, kui ta tuleb sellele õpiampsule, ta tuleb peale tunde, ta on oma tunnid ära andnud, raske päev selja taga ja kui siis nagu mitut asja püüda talle selgeks teha, omaseks teha, see ei õnnestu. Lihtsalt ei õnnestu. Aga ma usun, et siin ma ei ütle vähemalt õpetaja taustaga inimestele mitte midagi uut. Ja kui esmapilgul tundub niimoodi, et sa oled, ütleme, paar esimest õpiampsu ära teinud ja siis kuulad õpiampsu järgi tulevaid küsimusi ja vaatad järgmistel päevadel inimeste käitumist, siis tundub, et nagu sa ei olekski midagi teinud, tekib sihuke lootusetuse tunne endal. Aga siin on oluline endale aru anda, et ära muretse.
esimese hooga niikuinii nad 100% ei mõista, aga siin me jõuame selle kõige esimese slaidi juurde või esimeste slaidide juures olnud teemani, et inimeste usaldus infoturbe juhi vastu on ülimalt oluline ja seetõttu on väga hea, et see inimene kasvaks kollektiivist välja. Ehk siis nad ei mõista sind 100%, ära muretse, aga nad lepivad. Ja mida omasem sa inimesena oled, seda kergemini nad lepivad, sest sa ei ole neile ju midagi halba teinud. Üks kool, üks protsess, üks tegija. See on juba natukene selline teema, mida ma olen kuulnud Eesti peal nii ja naa seisukohti ja tuletas see väga meelde omal ajal GDPR-i juurutamise algust, kui väga paljud ülikoolide õppejõud, kes käisid siis koolides, ütleme, isikuandmekaitse üldmäärust tutvustamas, siis noh, seal tulid sellised tohutult mammutlikud lahendused, noh, a la nagu nõusoleku leht 4 lehel, on ju. Ehk siis hoia asju lihtsana. Ja kui sa hakkad Eesti infoturbe standardit juurutama, siis esimesi asju, mida sa pead tegema, sa pead paika panema äriprotsessi. Ehk siis see on see protsess, kõlab inetult see nimetus äriprotsess ja noh, ütleme, see on alguses oli ka väga pikalt selline humoorikas naeruobjekt, et noh, mis äri me seal koolis siis ajama hakkame. Aga tegelikult seda asja majandusmudelites niimoodi nimetatakse, ehk siis see, mida kool põhitegevusena teeb, see on tema äriprotsess. Ja ma olen väga paljude juurutuste juures olnud, kus püütakse üle mõelda, et mul on ju tunniplaani järgsed tunnid ja mul on huviharidus, mul on trennid, mul on mingisugused tantsuringid ja mida jumal juhatab, mul veel majas toimub, on ju. Ja kui ma siis niimoodi esmapilgul järgi mõtlen, siis mul võib tunduda, et noh, et nad kõik on ju erinevate turvanõuetega, et noh, et okei, päris tunniplaani õppetegevus, õppekava järgne õppetegevus, noh, seal on nagu, tundub, et palju rohkem eriliigilisi isikuandmeid, et mingisugune võrkpalliring või kas või robootikaring koolis, et noh, seal on nagu palju vähem selliseid eriliigilisi andmeid, mis liigub, et justkui nagu peaks mitu protsessi tegema. Aga siin tuleb lähtuda sellest, et mitte keegi ei keela meil lihtsama protsessi puhul rakendada kõrgemaid turvalisuse nõudeid. Ja mis selle asja eesmärk on? Asja eesmärk on see, et kui sul on üks protsess koolis, üks äriprotsess, siis keskmise varade arvu puhul, noh, mis seal koolis olla võib, siis jääb rakendatavate meetmete arv alla 500. Kui me paneme 2 protsessi, siis meetmete arv läheb kohe üle 1000. Ja ma ütlen siin, et nendel meetmetel enamikul on olemas ka alameetmed. Ehk siis tehtavate ülesannete arv ja lahendatavate ülesannete arv kasvab sul kordades. Noh, põhimõtteliselt ei ole seda vaja. Lihtsam on, kui sa näiteks ütleme treeneri arvutis tehtavale infotöötlusele rakendad samu põhimõtteid, mida näiteks ütleme klassiõpetaja teeb oma tööprotsessi käigus. Ehk siis mitte keegi ei keela sul rakendada tugevamaid reegleid, kui võib-olla vaja oleks, aga sa hoiad oma süsteemi palju lihtsamana ja sul on sellest süsteemist palju parem ülevaade. Ehk siis üks kool, üks protsess, üks tegija. Jõuamegi selle esimese punkti, mille me oleme ära seletanud, ära mõtle üle, aga sa pead kuskilt alustama. Ehk siis üks protsess. Võib tekkida selline tahtmine, et kui ma olen korra selle keeruka protsessi läbinud, et siis ma, noh, ütleme, siis ma saan mingi asja valmis ja siis ta ongi valmis. See, mis sa teed, on arenev keskkond. Ehk siis see, noh,
see on ka see, miks on väga imelik, kui minu käest küsitakse, et kas Maikool on EITS-i ära teinud. ehk siis sa oled korra jõudnud kuskile tasemele, mingid meetmed on rakendatud, mingisugused korrad on kehtestatud, protsessid on algatatud, aga see on pidev protsess. Sa pead endale aru andma, et sa ei ole kõige tähtsam inimene, aga peaaegu kõige tähtsam inimene, kes selle protsessi juures on. ehk siis, kui haridustehnoloog näiteks tuleb uue keskkonnaga ja ütleb, et seda on äärmiselt vaja, et ilma selleta ei ole võimalik ühte või teist õppekava osa anda, siis sul peab olema võimalus öelda ei. Aga sa ei saa seda asja teha niimoodi, et sa lihtsalt ütled ei ja paned punkti ja ukse kinni, vaid sa pead põhjendama. sul peavad olema põhjendused, miks ühte või teist asja ei saa teha. kõige levinum on see, et mingisugused süsteemid, nad kas siis salvestavad andmeid väljapool Euroopa Liitu, on nende väljatöötajad meile vastuvõetamatutest riikidest või ütleme selliseid nüansse, aga sa pead seda inimestele seletama. kui sa ütled haridustehnoloogile, et sa seda keskkonda sa kasutada ei saa, sest mina nii ütlen, siis see asi ei tööta. ehk siis see peab olema põhjendatud. samamoodi, kui sa eksid, siis tunnista ja paranda ennast. ehk siis me kõik eksime. Ja mida rohkem sa nagu ka iseennast kammitsed, seda parem on kogu süsteemil. kui sa ehitad asju üles, näiteks tekitad rutiine klassiarvutite kasutamisel, kui sa kehtestad reegleid, kuidas sülearvutit õpetaja peab kasutama näiteks väljapool maja või majas, kui sa kehtestad reegleid, kuidas saab näiteks koolivõrguga, wifi võrguga liita isiklikku nutiseadet või sellised reeglid kehtestada, siis ülimalt kasulik on kui aeg-ajalt püüda jalutada ka kolleegide süssides. Sest kui sa näiteks oled juba pool aastat või aasta seda süsteemi üles ehitanud, võib tunduda, et mis mõttes pool aastat või aasta, ma teen selle paari kuuga ära ja on tehtud, ei ole. See on pikk protsess, tõesti on pikk protsess. Isegi kui on väga väike maja, ikka on pikk protsess. Ja kui sa oled seda asja teinud, siis infoturbejuhina sa ise oled pidevalt selle asja sees. Paljudes asjades sina oled harjunud juba ühtemoodi mõtlema, aga sinu kolleegid ei mõtle samamoodi. Kõige lihtsam asi on näiteks parooli väljamõtlemine ja selle sage uuendamine. Et ma olen näinud inimesi, kes on püüdnud üritada, et iga kuu tuleb parooli vahetada. See võib tunduda hea mõttena mingist hetkest, kui standardeid lugeda, aga üldiselt ta ei tööta, ta ei hakka tööle. Ehk siis, pane endale kolleegi sussid jalga ja püüa selles jalutada. Sest me lõpupoole vaatame siin levinud selliseid väljaütlemisi, mis siin kogu selle aja jooksul, mida ma seda olen üritanud tegeleda, siis mis koolis on nagu kõlama jäänud, siis ei ole mõtet endale probleeme tekitada. Ja millega sa pead siis lihtsalt arvestama? Pead arvestama sellega, et siin ma olen toonud välja, ütleme, 5 sellist kõige põhilisemat argumenti, millega sinu kolleegid sinu poole pöörduvad. Ja sa pead arvestama, et tegelikult see ei ole mitte frustratsiooni väljendamine selle vastu, mis sa teed, või tegelikult ka see on nende mure. Kõige esimene, mis on, et ma ei pea seda iti-jura tegema, lasku mul ometi tööd teha. Väga sageli, kui me nõuame keerukaid paroole, kui me nõuame, et arvuti juurest ei lahkuta, kui on ekraan kinni pandud, kui me näiteks välistame mingisuguste keskkondade kasutamist või kui me püüame juurutada, ütleme, kas arvutivõrgu või e-posti kasutamise mingisuguseid reegleid,
kui me karmistame näiteks arvutiklassi kasutamise korda või siis arvutite mingil muul moel õppeprotsessis kasutamise korda, siis kõige sagedamini tavaliselt kolleegid kipuvad seda asja käsitlema kui mingisuguse IT, IT keerukusena, mis nende elu teeb peaaegu et võimatuks. Ja noh, sellest peab ka aru saama, sest nemad ei ole IT taustaga, nemad ei ole infoturbe taustaga ja nad ei pruugi ka üldse olla, ütleme, väga tehnika ja tehnoloogia taustaga. Siis nende, nendele asjade selgitamine on täiesti teistmoodi protsess. Ehk siis sa pead arvestama, et seda hakatakse sulle palju ütlema ja kui sa seda asja asutuses tahad lõpuni teha, siis sul peavad olema ka väga head vastused. Teine lause, ma pean õpetama, mitte arvutis mängima. See on kõige rohkem, ütleme, vananeva või vanema, ütleme, pedagoogilise kaadri argumentatsioon. Ehk siis tuleb arvestada, et väga sageli, ütleme, kuna pedagoogid kõik muutuvad järjest vanemaks, see ei ole ju saladus, siis vanematel inimestel arvutis toimetamisel nii ehk naa on kogu aeg näeb must, et mida see arvutis nüüd veel teeb, on ju. Ja kui siis hakata seal erinevaid keerukusi looma ja noh, ütleme, tahtma seal näiteks see arvutis mängimine tuleb kõige rohkem välja siis, kui hakata juurutama kahetasemelist autentimist. Iseenesest tänapäeval, ütleme, minu valdkonna inimestele kõige elementaarsem asi, mida üldse teha. Aga kui hakata näiteks, ütleme 60+ eesti keele õpetaja käest seda paluma, et ta seda teeks, on ju, siis see ei ole üldse lihtne. See ei ole üldse lihtne protsess. Ehk siis need arvutis mängimised on jälle nende mikrokoolituste õpiampsude teema, et inimene peab teadma, miks ta peab seda tegema. Ei saa läheneda, nagu väga paljud minu noored kolleegid on proovinud läheneda, et lihtsalt ütlevad, et see peab nii olema ja nüüd on nii ja punkt. Sa pead inimestele selgitama, et see on tegelikult nende enda turvalisuse huvides. Õnneks on meil praegu olukord selline, kus televiisorist ja raadiost ja ajalehtedest me praktiliselt iga nädal kuuleme ja loeme, kus on jälle inimestelt raha välja petetud ja mida kõike nutiseadmete ja arvutite abil on võimalik inimestega kurja teha, siis ütleme, see kõlab võib-olla õõnsalt, aga tänu nendele probleemidele, mis meil siin ümbritsevalt on, meie kui infoturbe juhtide tegevus muutub oluliselt lihtsamaks. Ütleme, paar aastat tagasi veel selliste asjade selgitamine nagu kahetasemeline autentimine, ma võin julgelt öelda, et 50% minu kolleegide hulgas, see nagu ei oleks nagu mitte kuidagi see mõte lendama hakanud, et need on vaja kahetasemeliselt autentida. Aga nüüd lendab. Eriti kui tuleb jälle mingisugune uudis, et kui palju miljoneid Eesti inimestelt on välja petetud, et siis meie kui kõrgepalgalised koolitöötajad, me tunneme selle üle kõige rohkem muret. Ma tükk aega mõtlesin, et kas see, mis mul siin on kolmandaks pandud või kas ma panen ta esimeseks või jätan ta sinna kolmandaks. Midagi pole ju juhtunud. Ja olgem ausad, kui me töötame näiteks, nagu mina töötan põhikoolis, pean ütlema, et tõepoolest, mul on elu oluliselt lihtsam ilmselt kui nii mõneski gümnaasiumis. Sest need pisikesed inimesed, kes ümber minusi ringi käivad, ütleme, nende poolt tekitatud probleemid, absoluutne tipp on see, kui keegi suudab kuskil arvutis või nutiseadmes tausta panna sellise Matrixi numbrid ülevalt alla jooksma. Või keerab pildi 90 kraadi nihkesse ja siis kutsub õpetaja appi. Ja siis on päris naljakas vaadata, kuidas õpetaja vaevab. Et see, et midagi pole ju juhtunud, iseenesest näitab seda,
ühest küljest ilmselt pole kurjad jõud päris täpselt aru saanud, milline potentsiaal koolides on. Ja teisest küljest siin oleme alati öelnud sellise põhimõtte, et maailmas on üks üldtuntud tava, mida öeldakse administraatorite kohta. Administraatorid on need siis, kes koordineerivad IT-süsteeme. Et maailmas on olemas ainult kahte sorti administraatoreid. Ühed, kes teavad, et neid on häkitud. Ja teised, kes ei tea, et neid on häkitud. Kolmandat ei ole. Ehk siis, kui te nüüd siin peale seda koos veedetud tundi lähete koduse arvuti taha või kui te seal olete ja nüüd selle akna kinni panete ja siis vaatate oma süsteemi ja mõtlete siis, et kumb teie olete. Sest see ei käi tänases päevas enam sugugi mitte ainult süsteemi administraatorite kohta. See käib absoluutselt iga inimese kohta. Ja kui me vaatame näiteks kui meie koduse arvutiga midagi juhtub ja meil kas siis mõni atsakam sugulane või siis kutsume päris professionaalse IT-spetsialisti seda süsteemi nagu taastama, siis see kogus põnevat, mis meie arvutist välja roogitakse, mis arvutil takistab viisakalt töötamist, see on kohutav, see mass on kohutav. Ehk siis igasugune tegevus internetis või erinevates keskkondades, meid häkitakse pidevalt. Kas seda teevad robotid, botid, on need mingisugused halvad skriptid, see ei pea olema keegi selline musta kabuutsiga tume tegelane valge näo ees. Need on täiesti automaatsed robotid, kes meid häkivad. Ja siin tuleb nagu alati meeles pidada seda, et iga inimene vastutab oma süsteemi eest 100% ise. Ehk siis, kui meie süsteemi, on see arvuti või telefon näiteks kodus, kasutatakse kurjal eesmärgil, et rünnatakse, ma ei tea, pannakse mingit DDoS-i rünnakus osalema näiteks, ma ei tea, Valge Maja vastu, siis kui meie kaitsepolitsei meie ukse taha tuleb, et nende kolleegid on esitanud mingisuguse nõudmise neile, siis meie vastutame, jah. Mis sest, et meie ei ole rünnanud, vaid meie tehnikat ära kasutati, aga meie tegime selle võimalikuks. Ehk siis see lause, midagi pole ju juhtunud, on suurim vale maailmas, mis üldse olemas on. On küll juhtunud, juba ammu. Neljas argumentatsioon, mida ma väga sageli kuulen, et see on sinu probleem, minul on minu tunnid. No tore teada. Aga siis on jällegi rahulikult selgitada ja seletada, et lisaks tundide andmisele me peame ka väga tähelepanu pöörama, mis on meie mailboxides, mida me salvestame oma arvutitesse, mida me üldse kuskil näiteks sõnumrakendustes, kuidas me suhtleme, sest üks kohutavamaid asju, mida koolis ilmselt, ma arvan, et Maikool ei ole ainukene ja need koolid, kelle ma toimetanud olen. Kui palju kasutatakse Facebooki Messengeri? Sest igal normaalsel inimesel mingist vanusest alates on vähemalt Facebook olemas ja Messengeri kasutamine lapsevanemate grupitöö organiseerimisel õpetajaga on iseenesestmõistetav. Aga püüda siis inimestele selgitada, et see on tore teada ja hea lihtne kasutada küll, aga esiteks, et ta on suhteliselt õhukese turvalisusega ja teiseks kõik see info, mis seal sees on, seda ei hoiustata suure tõenäosusega Euroopa Liidu territooriumil. Ehk siis me võime hakata üles lugema, kui palju seadusi te rikute tänu sellele, et te seda teete, siis see ei ole enam minu probleem, see on üsna kähku selle inimese probleem. Ja samuti, sellist autoritaarset ütlemist ma olen ka väga sageli kuulnud, mina otsustan, mida ma tunnis vajan, seda ma vajan. See käib erinevate keskkondade ja haridustehnoloogiliste äppide kohta. Jällegi, läbi väikeste õpiampsude, läbi näidete, kuidas üks või teine asi võib sinu andmed ja sinu laste andmed avalikuks teha, miks ei ole hea. Seda tuleb teha mitu korda, ühest korrast ei piisa. Ja
siin on nagu see koht, et koolituse jaoks, kui sa teed infoturbe koolitust oma inimestele, siis need situatsioonid sa võid ka välja mõelda. Need põhinevad reaalelu sündmustel, aga sa ei pea otsima mingeid reaalseid keerulisi case'e. Sa saad nad genereerida ise välja, kus inimesed saavad aru, miks ühte või teist keskkonda, miks ühte või teist süsteemi ei tohi kasutada. Või miks on näiteks varukoopiad olulised või miks näiteks peab kasutama mitte õpilase nimesid ja koduseid meiliaadresse, vaid anonüümiseerimist erinevate haridustehnoloogiliste keskkondade ja äppide kasutamisel, miks see on oluline? Ja miks on võib-olla niimoodi, et halb tulemus ei tule ilmsiks mitte siin täna-homme, vaid näiteks kui laps on läinud juba gümnaasiumisse ja siis juhtub midagi ja midagi saab avalikuks. Need tunduvad sellised natukene humoorikad võib-olla need laused, aga see on väga karm igapäevaelu ja see on see, mida infoturbe juht peab tegema ja me jõuame jällegi välja selleni, mis alguses oli, et ta peab majast pärinema. Ta ei saa tulla väljast, sest ma ei kujuta ette, kuidas ta suudab nagu nii kiiresti inimeste usaldust võita. Seda süsteemi saab üles ehitada ainult usalduse peal, teistmoodi ei ole võimalik. Ja minu suurim tänu teile. Minu telefon ja minu meiliaadress on Pärnu Maikooli kodulehekülje peal kättesaadav päris mitmes kohas. Ja ma olen inimestele alati öelnud, et ma vastan kõigile küsimustele ja kui vähegi võimalik on, siis konsulteerin ja juhendan kõiki, kes küsimusi esitavad ja nõu küsivad. Ma ei ütle kellelegi ei selles suhtes, nii et julgelt küsige ja proovime selle asja ära teha. Aitäh teile! aitäh, Hannole, kas on juba kohe kellelgi küsimusi tekkinud? Siis saab veel kasutada võimalust kohe otse küsida. Tundub, et ei ole, aga sel juhul aitäh Hannole ja aitäh tulijatele. Oli teid suur rõõm tervitada. Saadan ka järelevaatamislingi siin vast homme. Ja siis ilusat saabuvat pühade aega kõigile. Tšau! Aitäh teile, kõike head!